Tervitus jälle, hea kanali vaataja. Nagu näha, pole mul täna jälle operaatorit. Ja no midagi ei teha. Eks tuleb hakkama saada ilma operaatorita. Aga täna jälle taas naasen noa teema juurde. Ja nagu öeldakse, kordamine on tarkuse ema. Et tegelikult ma olen juba tükk aega tagasi nendest nugadest video teinud, aga sükse hästi üleüldise. Väga üleüldise. Vahepeal on olnud lihtsalt palju praktikat, äärmiselt palju praktikat. Ja nagu me teame, siis praktika on tõe kriteerium. Millest siis täna juttu on? Täna on juttu terve jääkeripuukost. Keskendume siis jääkeripuuko 140 ja jääkeripuuko 110. Kaks sellist minu arust super nuga. Nii, et see esimene video, mis ma nii-öelda terve toodetest üldse tegin, see on kunagi, ma arvan äkki, ma peast ei mäleta, võib-olla pool aastat tagasi tehtud. Seal oli veel lisaks kraamanoad 2 tükki, aga nendest ma tahan ka omakorda jälle teha eraldi veel video. Aga täna jah, räägime 110 ja 140. Et vahepeal on mul olnud kõvasti praktikat nende mõlema noaga ja ma pean tunnistama ausalt, et need noad on olnud minu jaoks ühed suured üllatusnoad. Et heas mõttes üllatusnoad. Et nad on olnud nii head. Noh, ütleme niimoodi, et see on nüüd see nuga 140, mida ma olen ise kõige rohkem kasutanud. 110 mul on ka üksjagu kasutanud. Aga ütleme niimoodi, et vahepeal ma ühe 110 kinkisin ära ja oli siukene auk, aga siis ma sain jälle nii-öelda ringiga otsapidi uuesti, mida see ei ole nüüd päris see, mille ma ära kinkisin, oli lihtsalt samasugune. Tuli minu ringiga tagasi ja siis ma sain nii-öelda, ma ei oskagi täpselt öelda, kui pikalt, lisaks sellele, mis ma juba olin teda kasutanud, siis 3 nädalat ma olen nüüd praktiliselt iga päev temaga teinud kõike, mida nii-öelda noaga üldse vaja teha on. Alates leiva, tomati lõikamisest või määrimisest kuni kõik võimalike selliste asjade tegemiseni, räägimata nii-öelda puupakkudest pirdude löömiseni ja ühesõnaga kõik, mida näiteks matkasel või bushcraftiga tegelev inimene viljeleda tahaks. Et mul on siin laua peal neid nugasid kokku 3 tükki. Ja 140 on 2. Ja miks on 140 2? Väga lihtne põhjus. See jääkeripuuko 140 lihtsalt meeldib mulle nii väga, et ma mõtlesin, et hea on, kui mul on lihtsalt üks tagavaraks. Ma dubleerisin ta. Ta ei ole kallis nuga minu arust. Ja siis ma lihtsalt ostsin. See on nüüd täitsa siukene neitsilik. Sellega, ma ei tea, kas üldse on midagi lõigatud. Et kui ma tera nüüd väga hoolega vaatan, siis ma võin oletada, et ehk on korra mingid pirdu temaga aetud nii-öelda. Õigemini pirru külles pigem isegi lokke, mitte midagi enamat. Aga ütleme need 0 kasutusjälge. Et jah, sedavõrd meeldis mulle, et ma pidin lihtsalt ühe veel ostma. Et on olemas, lihtsalt seisab igaks juhuks tagavaraks. Mis mulle meeldib ja mis on paljudele kasutajatele võib-olla oluline, on see, et seda samat jääkeripuukot nii 110 kui 140 saab osta omale mitut erinevat tüüpi stiilis nii-öelda noatupega.
taktikaline, taktikalist on musta värvi veel ja nahast on musta värvi ja nahast on ka vasakukäeliste peale mõeldud. Taktikaline on nii-öelda universaalne, teda saab sättida vasaku ja parema käe järgi, kuidas vaja on. Nii et nahast tuped nii parema kui vasakukäelistele ja pruuni ja musta värvi. Et siuke väike valik on. Tuppe disain on minu arust selles mõttes väga hea, et tupel on nii-öelda trukk. Kui nüüd väga tugevasti tõmmata, siis see nuga tuleb siit nii-öelda suletud truki tagant välja. Aga selleks on tõesti vaja ikka tõsist pingutust. Ja kui see trukk on lahti, jah, õnnestub lõpuks ikkagi kuidagiviisi see nugasid välja nii-öelda virutada, aga nagu ise nägite, praegu ei tulnud see üldse mitte kergesti. Et selles mõttes tupp on 5+ disaini koha pealt, et väga hästi läbi mõeldud. Noa kasutamine ise. Ma pean tunnistama, et kõikides nugades, mida ma oma elus olen proovinud, mis mul olemas on, ja nuge on mul tõesti igasuguseid olnud ja igasuguseid on ka järgi jäänud, et selle noa käepideme disain on kõigist nugadest, mis on minu käest läbi käinud, minule kõige sobivam. See ergonoomika on nagu super. See, kuidas seda nuga on võimalik selle käepidemega kontrollida seda tera, see on minu jaoks lihtsalt hämmastav. See on lihtsalt super. Mul pole selle noale nagu absoluutselt mitte midagi ette heita. Käepideme ergonoomika, siuke lame, lapik käepide, sõrme jaoks siuke mõnus koht siin, ülihea. Nuga ise on full tang, täisrood siis nuga, et lihtsalt kuna siin pole seda nii-öelda noa terast näha, siis ma sain hiljaaegu teada, et kui nüüd ütleme see full tang nuga on üleni kaetud siis nii-öelda käepidemega, seda siis nimetatakse kapseldatud käepidemeks. Niisugune väga huvitav mõiste. No las ta olla. Et see on siis full tang nuga kapseldatud käepidemega. Hästi mõnus kasutada, no super hea mõnus, nagu ainult positiivne tagasiside minu poolt nii-öelda ja suured kiitused noa tootjale. Mis on selle noa juures veel hea asi? Ta ei ole üldse kallis, ta on väga kättesaadava hinnaga. Et just mõni päev tagasi sõber tellis omale nii-öelda nahktupega ja läks vist maksma 90 €. Ma võtsin täna siin nii-öelda ka tahvli kaasa selleks, et vaadata, kus teda siis tellida saab. On siis siukene lehekülg nagu varusteleka.com. Loodan, et ehk on ilusti näha. Ja terävä on siis see nii-öelda, ma saan aru, noa bränd ja show terävä produkt. Lähme siia, vaatame. Siin on siis täiesti puru on siin peal. Erinevaid nende nii-öelda nugasid. Aga lähme vaatame siis, mis siis maksab Jääkeri Puukko 110. Niimoodi. Tema hind algab alates 44,99 kuni lagi on 84,98. Milles siis see hind sõltub? Tegelikult ta sõltub sellest, kuidas see nuga on komplekteeritud. Siin siis nüüd ühe sõnaga hakkabki see tulema. 44,90 on siis, kui sa lihtsalt noa ostad. Kui sa ostad selle noa nüüd taktikalise tupega, siis on ta 84,98. Kui sa ostad vasaku käe nahktupega, on ta siis must, siis on 77,98.
jah, noh, kõik nahktupega versioonid on 77,98. Et ma mõtlen, sõber ütles, et tal tuli ta 90 euroga kätte, siis ilmselt on asi selles, et see oli koos saatmiskuluga. Aga põhimõtteliselt jah, ümardame, taktikalise tupega versioon on 85 eurot. See on siis sellise tupega, kui on nahast tupega, nahk on odavam, põhimõtteliselt 78 eurot. See on siis 110 jääkeri puuku. Vaatame kohe, mis maksab siis 140. Kõige odavam lahendus ehk siis lihtsalt nuga ilma tupeta 47,99, noh 48. Taktikalise tupega jälle ma natuke ümardan 2 sendiga, et on 88 eurot ja nahktupega põhimõtteliselt 83 eurot ehk siis 82,98. Alla 100 euro nuga. Et mida me siis selle rahas siin veel saame, et siin ta ütleb, et tegemist on siis süsinik terasega. Teras ise on 80 CRV2 ja selle noa HRC ehk siis tugevus on 59, mis on üsna kõrge tegelikult. Et ma ei ole nüüd liiga põhjaliku, nagu ütleme, taustauuringut viitsinud teha. Mulle nuga sobib, minu käest töötab ta hästi, ma ei pea teda liiga tihti teritama. Mul temaga koostöö klapib täiuslikult lihtsalt. Ja ma ei ole viitsinud nii-öelda hakata molekuli tasandile, raku tasandile nii-öelda väga põhjaliku uurimustööd tegema. Aga noh, YouTube'is erinevaid videosid vaadates selle noa kohta, siis sattusin ühe YouTuberi peale, kes siis oli selle video circa 6 aastat tagasi teinud ja tema kommenteeris seda terast, millest see nuga on tehtud. Et see on kvaliteetsem teras, näiteks kui sellise brändi nagu Condor, kellel on tohutu noa nii-öelda sortiment. Et Condor kasutab seal 10,66 äkki 10 või 65 terast, siis 10,75 ja 10,95 teraseid. Et Kabar samuti ja SC kasutavad 10,95 terast ja igatahes see YouTuber nime nüüd, kanali nime ei suuda praegu meenutada, kuigi ma vaatasin põhimõtteliselt seda alles eile äkki. Aga jah, tema väitis seda, et see nuga on kvaliteetsemast terasest. Nii, mis see siis tähendab? See tähendab näiteks seda, et kui ma vaatan kas või Kabari nugasid, Kabari brändi teevad paljud, ma olen ise ka Kabari kohta siin nii-öelda video teinud, legendaarne nuga. Need noad on kallimad. Kabari nugade hinnaklass on kallim. Nad enamus on ikkagi pigem pealt 100 euro ja on küllalt mudeleid juba. Täna viskasin korra nende sortimendile pilgu peale, et on ka tulnud umbes sellised nii-öelda uued Bushcrafti stiilis noad, mingid sinised käepidemed olid seal neil, et noh, oleks nagu lihtne märgata, kui on nuga maha kukkunud ja nii edasi. Ja juba oli hinnaklassina 200 kanti, aga ikkagi see sama 10,95 teras oli seal mingitel sellistel ka kallima otsa nugadel ja noh, SC, et nii, mul on ju kuskil ta siin üks enda kõrval. Nii. Jah, vot siin on küll jälle jah, uus nii-öelda käepide tehtud. Tunnistan ausalt, käepide on arendatud, nii-öelda tuletatud, aga täiustatud siis sellelt noalt. Mulle see nii meeldib, ma lasin teha tammepuust, mis on mu enda maa pealt pärit. Nii-öelda meistril ergonoomiliselt minu käe järgi käepide, mu originaalkäepide mulle absoluutselt ei sobinud. Aga see siin on nuga, mis on siis 10,95 terasest, mille karastusaste oli kindlasti, tema HRC oli väiksem kui jääkeri puukol ja jääkeri puuko teras
on kvaliteetsem. Aga lihtsalt see nuga siin maksab üle 200 €, kui ma õieti mäletan, viimati Lamnias maksis ta 217 € ja see nuga, mis ma teile nüüd hetk tagasi ütlesin, 80 € millegiga. Ja siin on kvaliteeti rohkem. Siin on seda kvaliteeti rohkem. Teras ise, ergonoomika, kõik on parem. Kõik on sellel noal parem kui sellel. Jah, see näeb ka äge välja, see on ka tore nuga. Ma saan taga väga hästi ka kõik asjad ära tehtud. Aga ma maksan rohkem kui poole vähem ja ma saan tegelikult parema noa. Ma ei tea, kuidas sellel noal garantiiga on. Ma ei ole neid tingimusi uurinud. Kindlasti on siin kodulehekülje peal olemas. Sellel noal ma siis olen kuulnud, et on eluaegne garantii isegi siis, kui ära lõhud. Võib-olla siis selle eest küsitaksegi tema eest nii palju raha, aga kes teab. Aga kunagi tuleme selle noa juurde ka tagasi. Et selles mõttes ma isegi ütleks niimoodi, et küll, ma võtan mõlemad välja siin 110 ja 140, et ma olen päris aus. Ja mõnes mõttes mulle meeldi seda praegu isegi välja öelda, aga mulle tundub, et peale kogu seda rohke praktikat, mis mul nende nugadega on, ma vist pean väitma, et põhimõtteliselt on võib-olla tegemist maailma kõige paremate Bushcrafti nugadega üldse. See on täitsa võimalik. Full Tang HRC 59, mis on minu arust kõige optimaalsem nii-öelda terase karastus või tugevus, kuidas nüüd mainida, teritusprofiil. Ta on siuke huvitav, ma ei oskagi teda täpsemalt nii-öelda nüüd nagu määrata. Nagu oleks see nii-öelda Skandinaavia profiil Skandi, aga ütleme klassikaline Skandi profiil on ikkagi pigem võtame siin kohe ühe Norra noa. On nagu jah, oluliselt nii-öelda natuke nagu on teistsugune. Nii et aga samas ta ei ole nii-öelda ka päris selline kiilprofiil, selline lame. Nii et ma vaatan, siin on mul taskus veel üks Skandi profiiliga nuga. On väike erinevus. Et nagu siin ikkagi see tera läheb saledam, salenemine või kitsenemine on praktiliselt peaaegu tera keskelt. Siit on ikka, ütleme, alumise võib-olla kolmandiku pealt ja siin on võib-olla suisa alumise neljandiku või viiendiku pealt isegi. Nii et aga ma ütlen ausalt, et see nuga, see jookseb super hästi puidukiudude vahel ja teda on nii mõnus, teda on kontrollida võimalik, kui ta jookseb puidukiudude vahel. Vot see mulle meeldib. Ja võib-olla ma ütleks niimoodi, et kui on vaja sükest nokitsemisnuga, siis ma isegi ütleks niimoodi, et 110. Tal on eelised 140 eest. Aga ütleme, et kui on vaja näiteks lisaks nokitsemisele ka hästi palju toiduga tegeleda, ütleme niimoodi, et kui mul on valikus ainult üks nuga kaasa võtta, siis ma pigem eelistaks seda 40. Kui mul oleks nii-öelda variant, et aga kasuta mitut nuga, et siis see oleks nii-öelda 110 oleks see nuga, millega ma puu kallal nokitseksin, lõiguks kõik võimalikke asju ja võtame siit mingi toki. Ta on ikka, nagu mingi oksa koht nüüd. Ülihea. Et fantastiline minu arust. Tahad vaja mingit telgivaiasid teha või mida iganes, nii et siis sellega on väga mõnus. Et kõik asjad saavad tehtud ka pikema versiooniga. Aga kuidagi tundub nagu, et ilmselt võib-olla jah, siin
ilmselt telgivaia tegemise koha pealt nagu ei olegi suurt vahet, aga kas 140 või siis 110, et no ikka hopsti. No magusalt kohe läheb, nagu teeb või sisse siia puuoksa sisse. Ma tõenäoliselt ma olen vaimustuses sellest terast. Ma isegi ei hakka seda vaimustust varjama. See on nagu lihtsalt nii hea. Et kõige parem ongi ostke mõlemad. Need ei ole kallid noad. Ostke mõlemad. Ma ütlen, nendega töötamist ja naudite täiel rinnal. Super asjad. Aga ütleme jah, et kui nii-öelda oleks võimalus, et lähen loodusesse matkale mitu nuga kaasa võtta, siis jah, ütleme, et see oleks see nuga, millega nokitseks, toimetaks, teeks, uuristaks, mida iganes. Et on hea, ütleme, et pikemaga, loomulikult uuristad ära, aga kuidagi asi tundub nagu rohkem kontrolli all, kui tera on lühem. Et siis ma jah, 2 nuga võtaks kaasa, siis ütleme, et jah, nii-öelda meisterdamis nokitsemisnuga oleks 110 ja toidu kallal toimetamise jaoks valiks midagi pikemat. Ja mitte seda, siis juba pigem, ma ei tea, võib-olla toidu kallal oleks isegi sellega parem nokitseda, nii-öelda toimetada nagu. Mul on seda valikut veel paremaidki, aga jah, et mitte midagi ei öelda, aga ma neid nugasid nagu, tõesti, nad on minu jaoks täiesti imetlusväärsed noad, et teen korra siin enda elu vähe mugavamaks. Võtame siis siin ühe kuivanud kuuse ette. Kuskil on mingi oksakoht, mida ma ei näe. Ilmselt peab olema. Ahah, nüüd ma saan aru küll, mis siin häda oli, jah. Väga hea, et mingisugune nii-öelda tõrge tekkis. Saabki demonstreerida, kui brutaalne see nuga tegelikult on. Et jah, midagi siin sees oli, mingi anomaalia nii-öelda oksade näol ja läks läbi ludinal tegelikult. Et ei oleks ka lühemale noale see mitte mingi probleem. Mulle lihtsalt endale ei meeldi see, kui nii-öelda nagu algu lõhestades, et liiga lühikene see ots jääb teiselt poolt välja, et seda võiks ikka jääda seal mingi 2-3 sentimeetrit, et jah, lõikab ilusti oksast läbi ja teral ei ole mitte mingit kahjustust tunda. Küünega, kui niimoodi üle tera lasta, siis oleks tunda, et mingi kahjustus on. Ja mul on mitmel noal jah, samat asja tehes või isegi niimoodi pirde surudes nagu, et võtad ette ja surud pirdu, on nagu praegugi siin oks jäänud noaterale ette ja on killu välja rebinud, murdnud nagu terast. Aga sellele noale ei ole see absoluutselt mitte mingi takistus, mitte mingi probleem. Kui meil juba siin sükene pirrukene on käes, ma ütlen jah, fantastiline. See, kuidas see tera jookseb puidu nii-öelda kihtide vahel. See on ikka super. Et proovime pikemat.
ja vot selle töö jaoks minule isiklikult pigem meeldib see natukene rohkem, sellepärast et mina libistan nii-öelda noatera puidu peal. Paljud lõikavad nagu lükkavad neid mitte pirde, vaid need lokke nagu noateral ühe kohaga. Noh, umbes niimoodi. Siis minu tehnika on teissugune. Mina libistan tera. Sellise minu tehnika puhul on nii-öelda pikemal teral omad eelised. Sobib paremini. No nii, sihukene väga hästi lokitab, väga hästi mõlemad. Nii 110 kui 140. Aga jah, kui me juba nii-öelda pirde lõime, lokke tegime, siis on ka alati küsimus. Nii kuum on tunne. No sädet ei ole mitte mingi probleem. See noa selg on nagu selles mõttes ülihea sihukese sädeme tõmbamiseks. No vaatame, kas me midagi süütame ka sellega. Jah, absoluutselt ei olnud probleem. Ilusti läks. Tegija nuga on. Nii 110, 140. Tugevad, vastupidavad. Üks hull YouTuber, soomlane on. Ma ei mäleta tema nii-öelda YouTuberi nime, kanali nime. Aga noh, tema noa kanal ongi selle peale üles ehitatud, et ta võtab mingi noa ja siis teie silmade all teda umbes 2-30 minutit lõhub. Ja noh, näiteks see sama nuga, tal on seal videostseen, kus ta minu arust mingi puunoti või haamriga peksis ta nii-öelda puutüve sisse, siis ta rippus tal otsas. Ja põhiline me see, et ta peksis ta kuskile puu sisse. Vot niimoodi. Ma ei mäleta, kui pikalt see tera siin sees oli. Ja siis põhimõtteliselt seisis siia peale ja üritas nagu hüpata, jõnksutada, ta ei suutnud seda nuga ära murda. Nii et nagu, noh, mitte midagi öelda, see nuga on tegija nuga. Et vot selle nende nugade puhul ma kohe julgen öelda, et Tõnu Jürgenson soovitab. Et sa ei pea pettuma, kui sa need noad omale tellid. Et need on nagu tasemel asjad. Need on, ma ütlen, mul pole lihtsalt piisavalt häid sõnu, et seda nuga ära kiita. Et see on nagu super. See on väga-väga super. Ja noh, nagu ma enda pealt, mul on selle tootjalt täna siis olemas 5 erinevat nuga. Noh, see juba näitab seda, et ma olen väga rahul. Mingid asjad on selle noa juures, mis mulle meeldivad. Ja noh, täpselt meeldib see, et on taktikaline tupp, on nahast tupp. Minule meeldib nuga tegelikult kanda, nagu osadel matkapükstel ongi see noa tasku. Sa paned ta sinna sisse. Mulle kõik sellist laadi tuped väga meeldivad. Et sa saad teda nii-öelda kargo taskus või eraldi noa taskus nii kanda, et sa ei tunnegi, et sul seal nuga on, ei taju. Et vöö peal, ma kannan vöö peal ka aeg-ajalt, aga noh, kui ta on vöö peal, siis ta ikkagi saad aru, et sul on midagi vöö peal. Et jah, minu eelis on sellised taktikalise tupel, aga nahttupe on ka väga okei. Et mis siin ikka, et lõpetuseks ma pean ühe hästi veidra asja üles tunnistama. Vaatamata sellele suurele ülistusele ja kiitusele, mis ma nende nugade kohta praegu tegin, ma ei söö mitte ühtegi oma sõna, ma ei võta mitte ühtegi oma sõna tagasi. Siis tunnistan ausalt üles, et ma ei valiks neid nugasid oma primaarseteks nugadeks. Kõlab on ju nagu veidralt, et siin nüüd nii sükest ülistuslaulu laulan ja kiidan taevani ja ütlen nüüd sellise asja, et ma ei valiks neid omale nii-öelda primaarseteks nugadeks.
tõsi. Ja selleks on ainult üks täiesti ebamõistlik, ebaratsionaalne põhjus. Vaatamata sellele, et ta on nii hea teraga ja ta on kõige mugavam oma käepidemega nuga, mida mul üldse on võimalus olnud elu jooksul käes hoida ja millega töötada, siis mulle lihtsalt ei meeldi tema välimus. Minu jaoks, minu silmis on see kole. No 99,9% meestest nüüd arvab, et ma olen lollakas. Teil on õigus. Ma, kuidas öelda, tihti söön asju silmadega. Et minu jaoks on see nii-öelda esteetiline välimus väga oluline. Et see on täiesti ebapraktiline. See on mulle endale ka nuhtluseks. Et ma tihti teen mingi valiku ilusama asja kasuks kui parema asja kasuks. Aga midagi ei ole teha. Minu kiiks lihtsalt. Aga sellegipoolest mitte ühtegi kiidusõna, mis ma selle noa kohta räägin, ei võta ma tagasi. Ja seetõttu, et see luga on lihtsalt nii hea, nagu ta on mul alati üks selle tootja nugadest autos. Kus iganes ma sõidan autoga, ma tean, et ta on autos. Ma usaldan teda. See on nuga, mille kätte ma usaldaksin oma ellujäämise. Teine on mul alati seljakotis. Nii et üks usaldusväärne asi. Ta on hinna, ütleme, et see, mis raha eest sa saad siin kvaliteeti, siis seda kvaliteeti pritsib siin üle igatepidi, igal juhul. Kahju, et nad teda lihtsalt ilusamalt ei teinud. Võib-olla jälle siis oleks midagi kannatanud. Võib-olla see ilu oleks ära võtnud tal midagi tema muudest headest omadustest. Tavaliselt elus ikka nii, et miski käib alati millegi arvelt. Aga supernoad. Super. Et Tõnu Jürgenson soovitab Jääkeri Puko 110, Jääkeri Puko 140. Väga head bushcrafti noad. Väga head matkanoad. Ma usun ka, et ellujäämisnoana, kui ellujäämissituatsioon, nad teevad ka oma töö päris hästi ära. Nii et tellige, vihje ma andsin, kus kohast. Ma ei teeni neile mitte mingit pidi kasumit, ma ütlen ausalt selle noa müüjale. Et meil ei ole mingit diili nendega, et Tõnn, et ole hea, et oma kanalite peal siin kiida ja siis kopikas kukub. Ei, absoluutselt. Ma ei saa ise mitte mingit soodustust nende käest. Nad pole mulle ühtegi asja tasuta andnud ja nad ei ole mulle ega mu klubile nii-öelda mitte ühtegi ülekannet teinud. Meil puudub vastastikune igasugune majanduslik suhe, ainult selline suhe. Mina teen ülekande ja nemad saadavad noa vastu või mõne muu asja, mis nende lehe peal müüakse. Nii et jah, selles mõttes minu kommentaarium selle noa kohta oli üdini aus, toetub subjektiivsele isiklikule praktikale. Nii, ma tänan, et oli teil kannatlikkust see video ära vaadata ja kui ennem ei näe, siis raudselt järgmine kord.